Tuli nõustamisele mees, 45 aastat vana, 28 aastat on olnud oma abikaasaga koos, 3 last, 2 on täiskasvanud ja noorem 9-aastane. Umbes 6 aega tagasi teavitas teda abikaasa sellest, et soovib lahutada. Ja nad andsid sisse lahutusavalduse ja lahutus on septembri lõpus. 1. augustist kolib siis abikaasa välja ja võtab kaasa nende noorema poja. Mees on täiesti šokis, kuna naisele on uus kaaslane. Küsisin, et kuidas on seksuaalne elu. Ta ütles, et seksuaalne elu täitsa toimib. Siis küsisin, et kuidas muud asjad, et mis on juhtunud viimased kuud nende suhtes. Ja siis ta ütles, et eelmine aasta oli abikaasal hästi raske. Ja tal oli tööl hästi palju probleeme ja mees absoluutselt ei toetanud teda. Ta vastupidi kogu aeg rääkis talle, et lõpetas oma töö. Naine soovis sellist emotsionaalset tuge. Mees oli selline nagu ta oli. Mingi hetk naisel hakkas paremini minema. Mees ei tulnud isegi mitte seda rõõmu temaga kaasa. Kui me ütleme oma kallile inimesele, et lõpeta ära oma töö, jää koju, need on sellised ju käsklaused, et mina tean paremini, mida sina tegema pead. Ma küsisin, et aga miks ta tahtis, et naine läheb töölt ära? Ta ütles, et sellepärast, et ta oli hästi vähe naisega koos, et naine töötas isegi laupäeval ja pühapäeval. Ja siis ma seletasin talle, kuidas tema laused mõjutasid naist ja emotsionaalselt siis viisid ta mehest kaugemale. Ja kuidas võiks rääkida? Ehk kui mees tahtis naisega koos rohkem olla, ta oleks võinud öelda talle mina lauseid. Kallis, ma tunnen puudust sinu tähelepanust. Ma soovin veeta sinuga rohkem aega nädalavahetustel. Ma soovin käia sinuga kinos, teatris. Ma soovin sinuga reisida nädalavahetustel. Ma sooviksin, et meil oleks rohkem lähedust. Ehk kui me tunneme ja me vajame midagi, siis kõige parem on rääkida oma tunnetest. Mina, mulle, minu jaoks. Küsisin mehe käest tema tunnete kohta. Mis ta tunneb? Ta ütles, et ta tunneb, et ta on hästi tige selle naise peale. Küsisin, miks te olete tige? Ta ütles sellepärast, et ta on teda reetnud. Ta ju lubas talle õnnepalees olla temaga kogu aeg koos. Ja mees arvaski, et nüüd nad on olnud 28 aastat koos ja nüüd nad jätkuvad samas tempos elu lõpuni. Ja tegelikult selle lausega me alustasime meie nõustamist, et mehel oli see ootus olla elu lõpuni koos. Ja nagu selgus, ega mees oma arenguga eriti ei ole tegelenud. Mehel oli ainuke huvi, mis ta ütles, oli jalgpall. Siis ma natuke seletasin, et kui mees ei arene, kui mehel on kogu aeg ainult üks ja sama huvi, mingeid muutusi tema elus ei toimu, on siis töö, kodu ja jalgpall põhimõtteliselt kogu aeg, siis selline mees muutub naise jaoks niimoodi tasapisi igavaks. Naine tahab kogu aeg midagi uut. Naine tahab emotsioone. Naine tahab uusi avastusi. Küsisin mehe käest, mida ta soovib. Ta ütles, et ta soovib seda naist tagasi. Siis ma küsisin tema käest, kes on tema jaoks kõige olulisem inimene. Ehk keda ta armastab kõige rohkem. Mis te arvate, mis ta ütles?